Tervist! Mina olen Priit ja ma tahan paar sõna sinuga rääkida, et on olemas Jumal ja tema on hea ja armastab sind ja ta soovib, et sa pääseksid taeva õndsusse. Tema on sinust huvitatud ja temal on eluaegsed plaanid iga inimesega. Ja väga palju sõltub sellest, kas me usume Jeesust. Sest Jeesus löödi risti ja sellega pani Jumal kogu maailma patu tema peale. Jumal ostis meid välja, et me saaksime oma patud andeks. Ja kui me saame oma patud andeks, siis on meil nagu me saame lähemale Jumalale. Ja igal inimesel on antud ükskord surra ja pärast seda tuleb kohus. Ja kes tegivad halba, saavad igavesse karistusse, kes tegivad head, saavad igavesse õndsusse. Ja see on igavene saatus. Ja see, sõna ütleb, et igav, sisaldab sõna igav, aga ma arvan, et taeva õndsus ei ole igav. Ja üks piinapaik nimega põrgu on täiesti olemas ja sellest on etümoloogia täis, on üks koletis nimega kurat. Etümoloogia on palju on sellist tulist lohe, tuld purskavat lohe ja on olemas see nagu pühad ja kogudus, ristiusk, püha kristlik kirik. Ja kuidas siis saab inimene kristlaseks? Ta peaks võtma enesega kaasa sõnad. Jumal, ma palun sind, anna mu patud mulle andeks. Ma pöördun ära patusest elust. Ma tahan Jeesust järgida. Aita mind, palun, anna mulle püha vaim. Anna mulle armu käia taevateed ustavalt, kuni ma sinna jõuan pärale. Ja Jumal kuuleb ära kõik palved ja selle öeldakse, patuse palve öeldakse selle kohta. Ja kogudus on selleks, et inimesed saaksid ka nagu usklikud teistega kokku ja et see ei ole mingi kohutav asi, kui inimene hakkab koguduses käima. Et see on hea. Ja muidugi on üks selline raamat, öeldakse piibel, pühakiri. Svjašćennoje pisanje. Et see on nagu üks raamat. Ja sa tead, mis ma tahan öelda, et seda peaks lugema. Et see tagab mingisuguse taseme. Nagu kui sinul on ravim ja see on piisavas kontsentratsioonis sinu veres seda ravimit. See on nagu tagab mingisuguse taseme sinu tervisest. Et piibliga lugemisega on ka nagu, et sa nagu ära ei jää või nagu, et see nagu ära, et see ei jääks ära sinu elus. Ja kui palju keegi üldse midagi teeb, see on üldse suur Jumala arm, et keegi üldse midagi head teeb. Nii palju kurja tehakse ja riigid teevad üksteisele kurja, organiseeritult teevad kurja ja aga üks asi on veel, et sa peaksid hüüdma Jeesuse nime appi. Kes issanda nime appi hüüab, see pääseb, see päästetakse. Ja ei ole taeva all
antud ühtegi muud nime, kelles meid päästetakse, kui issand Jeesus Kristus. Ja tema on siis meie issand. Jeesus Kristus on meie issand, meie isand. Aamen.